tervist! Uus hooaeg Corner 1 hobikaardi sarja või noh, mis nii uus ta enam on. Esimene etapp toimus juba peaaegu 3 kuud tagasi, aga lihtsalt pole kuidagi jõudnud seda videot välja panna. igatahes siin ta on. Alustab otse kvalifikatsiooni, nagu mul kombeks. Trenn ette ei tee, otse kvalifikatsiooni ja vaatame, mis saama hakkab. Aravete Real päris mitu korda on juba sõidetud. 4. kord. Korra Corner 1 GP-l 2022, siis 23 aasta hobikaardi sarjal esimene ja viimane etapp. Siis 4. kord. Ja alguses nagu ikka harjumine, mõni ring alguses läheb harjutamiseks. Kohaneda, kui palju grippi tollel päeval on, kui hea kart on. Nagu mul tavaliselt kombeks on, siis ma väga häid karte ei tõmba. Seal on üks rehv ka tee peal, seal oli mingi lohk olnud. Pandi rehv sinna, et keegi sealt sitte saaks. See võistlus oli nii ammu, siis ega mina enam ei mäleta, kui head kardid mul olid. Aga tõenäoliselt need kuskil keskpärased olid. Kui ma ühe ringi edasi, nüüd mul siin ees üks sõita, siis läheb laiaks, ma lähen samamoodi laiaks. Ma saab ilusti mööda ka. Ja siis peal on peaaegu välja hetkile. Kvalifikatsioon tavaliselt mul nagu mingi tugev külg ei ole. Ma tegelikult väga palju ei oota kunagi kvalifikatsioonidest. On siin päris palju ringe edasi jälle. Midagi kohutavalt põnevat ei toimu. Siin kvalifikatsioonis minult siis 24. koht. Siis tähendab C-hiiti 4. stardi kohta. Siis teine rivi väliskurvist. 57.694 oli parem aeg. Pole positioni aeg oli Romi Tamman 56.219 ehk siis peaaegu 1,5 sekki pole positioni ajast. Finaalides vahe fastest lapiga läheb veits väiksemaks. Iseenesest on näha, et nagu mingit arengut toimub etapi ajal või siis sai parem kart lihtsalt. Ei teagi öelda. Ja siis midagi läheb paremaks, sest finaalis on ringi aeg tippudele lähemal. Aravete rada mulle iseenesest meeldib. See esimese kurvi pidurdamine on näid tüütu. Seal on hüpekad ja tahab alati libisema minna ja siis ei saa head kiirendust esimest kurvist teile. Ja siit läheb laias ka. Seda juhtus mul ka mõned korrad. Aravete rada mulle iseenesest nagu meeldib. Aga ma vaatan nagu kõige kiirem seal ei ole. Ja kohavõitlustes kipub ka alati kuidagi niimoodi juhtuma, et mingisugune väike pukslemine on ja ma kipun kaotajaks jääma seal pukslemistest tavaliselt. Seal mõtlen ka vea keerasin võidu vara sisse. Ja siin viimases S-is ka kipub mul minema kas esimene osa laiaks või kuskilt haukan äärekivi ja kaotan aega sellega. Natuke toores on see asi. Tegelikult see nagu rada on päris triki. Ongi lihtne vigu teha, nagu näed jälle 2 ringi järjest nüüd juba sama error. Aga see on täitsa minu oskamatus. Ja siin võistlusel kujuneb üks huvitav joon ka välja, mis nende positsioonide suhtes, et ma kipun samale positsioonile jääma igas statsioonis. Et midagi sellistesse varem juhtunud vist. Seda ei tahtnud mitte mööda lasta. Ja tegelikult läheb siis see viimane ring ka nässu. Viimased 3 ringi siis aia taha. Ja see ees, see noogu veel juurde. Ja lõpuks saan ka mööda, aga sellest ringist ei ole enam asja. Viimased 3 ringi, 2 tükki enda vea tõttu ja siis see on nüüd viimane selle
võitluse pärast. Üks põhjus, miks oli nii hea öelnud, ringid, mis kirja läksid, olid pigem alguse poole ja pigem nii kiired ei olnud. Lõpus läks võib-olla kindlam olnud, aga ringid läksid lihtsalt aja taha. Üks asi, mida ma ei teinud, on mu traditsiooniline Araveti esimese kuue spin, mis mul tavaliselt juhtub kohe peale boksist välja minemist esimesel ringil. Seda seekord ei tulnud. Kõik varasemad korrad on juhtunud, mingi areng on toimunud. Nüüd me oleme siin C-hiiti stardijärjestuse minemas. 4 stardikoht mulle antud. Minust osakul startimas Ivar Kalamees, siis nina ees Rene Traun ja ees osakul Taavi Altpuu. Start antud ja mõlemas stardis tegelikult juhtus see. Mul ei olnud üldse hea minekuga kärt koha pealt. Nagu nähes, tulevad juba Siim Liivand ja kes seal kõik tagantpoolt kohale lendavad. Esimese kohatüübil oli küll veel hullem kärt koha pealt minema, liikuma, aga ega mul ka hea ei olnud. Tahab laiaks kiskuda, aga õnneks ikka leidis mingit pidamist. Ja mingi valemi järgi suudan hoida seda 4. kohta, mis mul stardis antud oli. Aga uus küsija on juba väliskorvis. Ja olus nii palju öeldud, et C-hiitist edasi B-finaali on võimalik saada ainult C-hiiti võitjal, siis selleks, et edasi liikuda, peaks selle sõidu siin võitma. Võin saladuskattel öelda, et seda ei juhtu. Ja siin esimesed 2 tükki, kes mul ees on, natuke nagu võitavad. Natuke nagu jõuan järgi siin. Aga sirgedel paistavad eest ära astuvad, see kärt ei olnud kõige parema kiirendusega, seda oli stardis ka kohe näha. Ja paistab nüüd sirgedel jah. Ei saanud väga hästi siin kurvidest välja. Isegi kui tal oli nüüd halb väljamine, siis oli näha, kus ta astub eest ära. Eks ta on muidugi kergem ka, kui mina olen, aga see vahe on päris karm. Võistlejaid kokku oli huvitav kui palju. Ma teeksi siis 44, 45. Siin korra tõusen koha. See kuidagi vea. Sisekuristega on Ivar Kalamees, kelle vastu ma ei saa. Selgelt kiirem mees. Ka ringi aegu öelda, mis siin C-hiitis olid. Et Ivar Kalamehe parim aeg C-hiitis 57.0, minu parim aeg C-hiitis 57.6. Märgatav tempo vahe. Teenisid sealt ühe koha, kaotsin ühe koha ja nüüd on juba Ivar Kalamees ka esimeseks jõudnud. Teine kolmas siin kaklevad oma vahel uued tuuled. Enamik sõidust ka sõidetud juba. Kohan nüüd natukene järgi, aga ise teen ka nüüd vea, keerasin liiga varasesse. Kehv väljumine. Ja kohvikukurv ei lähe mul ka alati kõige paremini. Seda stabiilsust oli nagu vähe siin ka keerasin liiga varasesse. Stabiilsust oli maru vähe. Rooste. Nagu mul seal rooli peal on. Ja siin samamoodi viga jälle. See läheb mulle nüüd kalliks maksma. Siit tuleb Siim Liivand. See on küll cutbackiga kohe, switchbackiga kohe sain kõrvale, aga selgelt ta lihtsalt astub eest ära. Parem kärt, kergem poiss. Ja minu lootus on siin kurvides midagi teha. Jõuan siin nüüd uuesti kõrvale, aga sellest on vähe kasu. Jälle proovime switchbacki, aga ei saanud päris õige joonega, natuke väike puude nurka talle. Ei saanud kõrvalegi väga.
jälle liiga vara sisse ja kannab mind välja. Proovin siin inim-DRS-i ka kasutada. Natuke võib-olla aitab midagi. Vähemalt psühholoogiliselt. Siit kurvist saab jälle järgi. Seda ma märkasin, et mul paistis nagu alati olema rohkem grippi seal kurvis. Versus enamik konkurente. Tõenäoliselt kaalu pärast. Mul lihtsalt on rohkem kaalu, mida panna välimistele ratastele, aga suure kiirusega kurvis võimalik rohkem kiirust kanda. Nüüd andsin ta loogu ka, sai ise käest ära. Viimane ring juba. Selline väga veider võitlus, sellepärast et kurvides ma justkui olen tugevam ja sirgel ta astub mu käest ära. Väga keeruline on midagi teha. Tal läks jälle kohviku kurv natukene kehvemini kui mul. Siit sain isegi päris hästi seekord läbi. Tiigikurvis peaks jälle korralikult järgi võtma. Nähtavalt päris mitu kaardi pikkust, et on lihtsalt selle kurviga järgi. Saan rohkem kiirust kanda. Lükkasin talle juba hoogu veidikene. Ei olnud kõige parem S jälle. Viimane ring. Ees toimub ka midagi põnevat, keegi lükati mullale või läks ise mullale. Peaks olema Renet Raun. See otsustavad hetked tulemas. Jälle kurvides olen tugevam. Siin teeb pigem isegi mõned vead. Kohviku kurv. Siin mul läheb laiaks. Saan tänu selle mööda taastada täitsa muru peale. Tõusen 4. tagasi. Täpselt sinna, kust ma alustasin. Checkin taha ka. Väike DRS. Tiigikurvist äkki edu. Eestist läbi ja 4. koht see hiitis. See tähendab, et ma stardin jälle 4. kohalt see finaalis. Suke pigem rahulik sõit. Veidikene seal alguses pole toimus. Ja siis sai siin Siimuga võideldud, panin talle thumbs up'i ka, hea võitlus. Üksi tagasi. Ja mõttepausi tegema. Nüüd see finaal. Põhimõtteliselt copy-paste. Meil on kohalt jälle algus. Aga seekord siis minust vasakul Renet Raun. Mina ees Taavi Altpuu. Ees vasakul Mikk Maaten. Endine DCR-i klassi sõitu täitsa. Oli seal too päev kohal ka V1600 Yarisega, RS-Partsi autoga. Oli seal demo sõita ja nagu näha, jälle kart, mis kohalt ei liigu. Päris 3 karti said, mis toimab mööda seal. Esimest kurvis proovin siin midagi tagasi teha, lükatakse mind laiaks ja tänu sellele kahjuks lükkan ühe teise tüübi veel laiaks. Seal oli võib-olla siin mingi forwide olukord, kui korral lausa 9. eelviimaseks. Ja siit kurvidest nüüd suudan enamik kohad uuesti tagasi võtta. Jops piisavalt hästi. Jõudsin 6. Ja paistab, et ma olen kiirem sellest ehitist, kes meil siin kõrval on. Ja sirgi kiirust mul nagu ei ole jälle tema üle. Tiigikurvist ka lähen laiaks, sest mul on sisekurvis juba ründaja kohal. Ja pidin siin kaitsma S-i minnes. Sai korralikult maad kaotatud jälle ettepoole, aga tundub, et sai S-ist alasti läbi. Läksin manöörile päris kaugelt ja sain ka kõrvale. Seal Rainer Arendi lükati kuhugi murule. Sain temast ka mööda, tagasi 4. jälle seal, kus ma alustasin. Ja nüüd siis Taavi Altpuu ja Mikk Maaten nina ees. Selle kaklusega jõudsin neile oluliselt lähemale.
ja praegu nagu isegi loon endale illusiooni, et ma olen kiirem. Et siit võiks nagu isegi teise koha peale peidelda. Lähevad kõrvuti tiigikurvi ja tõmban neile täitsa järgi. Peaaegu tahtis seal juba laiaks kiskuda, aga õnneks see ei läinud. Ja nüüd ma olen täitsa järgi. Maatan neile väike hoog. Väliskurvis olen ikkagi kinni. Aga teeme switchbacki, proovime. Ja nüüd on 3 wide. Ja aga mul nagu tippkiirust nüüd jälle oli, aga kiirendus oli pigem jälle kehvem. Ja switchback jälle maatenist mööda. Altpust ei õnnestu. Maaten oli vist vasakul kõrval veel seal. Ei saanud täitsa äärest võtta. Aga nüüd siis maat on alistatud. Altpu nina ees. Teine koht paistab. Sirge kiirus. Väikest DRS-i. Tuules ka. Lähen proovima. Tippkiirust on. Tiigikurvist, sisekurvist. Aga püsib mul väliskurvist täitsa kõrval. Ja nüüd S-i minnes olen väliskurvis. Pigem kehv koht, kus olla. Ja tahab seal laiaks ka kiskuda, aga saame kõrvuti läbi. Jään kaotajaks. Nüüd surpriis. Täitsa sise ääres on Mikk Maaten. Ja väike kolks mulle kirja. Kukun päris mitu kohta. Saan kohe ühe õnneks tagasi. Nüüd siis 5. koht. Tuleb uuesti ehitama hakata. Väike vahe siin sisse kärisenud Alpu Maateni ja nüüd siin Liivandiga. Aga ennem juba nähtud, et tempod nende sõitjate vastu võiks olla. Siis nagu mingi motivatsioon oli täitsa olemas. Ja oli vaja järgi kütta neile. Pool sõitu veel minna. Tõesti, et Maaten tuleb siin selge ees vastu praegu. Ees ka Liivand ja Alpu omavahel võitlemas. Maaten tuleb siin kurvidega päris kiiresti mulle vastu. Vaata taha ka juba. Tekib olukord. Kohviku kurvis sain päris hästi läbi. Nüüd oleme juba tuules. Korralik kiiruse eelis siin. Sirge peal lähme proovima. Tiigi kurvis, sise kurvist. Olemas, Maaten on võetud. Püsime 4. tagasi, ehk jälle tagasi seal, kust alustasin. Väike jump cut. 7. ring. Järgisin Alpul ja Liivandil. Kõik võtavad erinevat trajektoori sisuliselt. Tundub, et ma kohvikukurviga olen suhteliselt hästi sina peale saanud nüüd juba. Palju paremini saan sealt läbi, kui kvalifikatsioonis näha oli. Siin Alpu justkui jäi mulle veidike ette, pidin selle ennast täitsa kinni pidurdama. Viimasel ringile minnes esimest kurvist saan jälle mingi vahe kinni võetud. Aga praegu paistab, et no too little too late ja ei ole piisavalt lähedal, et siin viimastel kurvidel veel midagi proovima minna. Aga üllatavalt palju võitlust, üllatavalt palju korralikku võidusõitu. Äkki intsident ka, aga see sai hiljem uuesti nii-öelda lahendatud. Vaad õiget pidi jälle. Alpu läks seal natukene veel nina pistma Liivandile kõrval, oleks ma natuke lähemal olnud, oleks võib-olla saanud. Aga näed, saab aeg enne otsa. Oleks 1 ring veel olnud, saanud Alpust ilusti mööda. Aga võtta ei olnud. Aga sai Aravete etapp minu jaoks läbi. Kuni siin
vaatan, aga leppisime ära ka, üks ruska, pole hullu. ja sellega on siis see etapp minu jaoks läbi. oli tore algus hooajale, sai võidusõitu ja näeme uuesti juba Vange ja Mato keskuses. tšau, ka.